Tere jälle kõigile, tere tulemast vaatama või kuulama spordipanustamise teemalist saadet. Petime, mina nagu ikka Oskar Taimla ja saadet teeme Kristjan Hättero ja Andres Sokoloviga. Mitmes saade meil nüüd on, mingi varsti saab 50 täis ja ma 45, ma just avastasin, ma vist pole mitte ükski saade teid tutvustanud teie õigete nimedega. Et Kristjan Hättero on tegelikult Kristjan Hättero ja Andre Sokolov on tegelikult Andre Sokolov. Et sai see viga ka parandatud, aga te teate, et edaspidi me ikka. No selle oleks võinud muidugi 50-ndaks jätta, et oleks suur saavutus olnud, aga... Mul on niimoodi kivenes, mul juba neli episoodi mõtlesin, et ma juhatan sisse, aga Andre, kurvad uudised. Miks Arsenali ei näe Champions League'i finaalis? Kahjuks teised meeskonnad on paremad, ega mis ma siin ikka ütlen, et natukene ei kliinilisust puudu. Donnarumma tegi väga häid tõrjeid ja overall selline nagu see terve hooaeg, et ees on puudu mehed, kes lahendaksid ära, et nii-öelda lööksid palli maha. Et kahjuks seda ei ole. Arteta ütles ju, et parem meeskond ei saanud edasi, et ta ei ole sinuga nõus. No ilmselt, kui sa vaatad neid mingit XG-d ja XG-d ja asju, siis nagu Arsenali rohkem, aga tegelikult ma arvan, et see XG on selline... Ilmselgelt oleks natuke veider, kui oleks võrdsed mänginud ja siis treener oleks mingi kurat, me ikka ei väärinud edasi pääs saamist. Nad ju tõid ju ründesse Jeesuse isiklikult, et kus ta on või mis ta teeb? Ilmselt kuskil jah, et ootab ülestõusu, et mees on risti löödud praegu jah, et mees on vigane ja päris palju, et Havertz on tegelikult vigane ja Jesus on vigane. No siin muidugi see nüüd transfer mill hakkab kõvasti käima, et mis tipuründajad siin nüüd suvel tuuakse, et seal on ikkagi suur murakas veidab. Kui võtaks kõik, siis ma arvan, et nendest, kes võiksid teoorias olla, siis ma arvan, et Alexander Isak oleks väga hea, aga ma arvan, et tuleb... Tundub keeruline arvestades, et Newcastle'i raha ja ilmselt seal peaks juba mingi 150 välja käima. Nad ilmselt vist saavad Champions League'i jääks. Ja, aga ma arvan, et võib-olla see Sesko tuleb, kes Saksamaal Aga poolfinaalid ometigi ei olnud ainult negatiivsed meeleolud, sest et nagu me eelmine saade rääkisime, et panustage. Ma ei tea, kas sa ise lõpuks tegid ka ja kas Kristjan tegi? Mina isiklikult tegin, me eelmine saade rääkisime, et Inter to Advance panus oli kõigil olemas. Mul läks meelest ära kahjuks aastades. No mul oli nii-öelda see esimene mäng nagu lisaks veel siis podcasti nagu Bettina ka, et üle kivide ja kändude Inter nagu läks. Vahepeal tundus, et on suht seis rahulik, aga siis Barça tuli mõlemas mängus siis 2 väravaliselt defitsiidist tagasi. Kulmineerus sellega, et Inter lõi mingi lisaajal, suutis ennast, vabandust, nii-öelda normaalaja lisaajal suutis siis mängu ekstra taimi viia siis nagu... Ja seal ka Sommer kohati tassis ikka päris haiged asju. Väga selles mõttes, et neutraalsele vaatele ilmselt see poolfinaal oli nagu mingi väga lahe. Iga päev ei näe, kui ma eksin, Sommer valiti man of the match'iks. Kuigi lasi 3 väravat lüüa. See oli, ja ma ütlen, mul ka ma nagu jalkavaatajal on väga casual, aga sai selle Interi peale raha pandud ja emotsioon oli ülikõva ja kui see 3-3 värav, Interi seal 3-3 värav löödi, siis minust Ott Järvela on äkki seda täna postitas, mis ka täna või eile postitas ka, kui mu esimene reaktsioon oli kohe, et ma olen näinud seda ju varem. See on ju... Kas sa näinud seda Ott Järvela postitust? Ma küsin sul, see 3-3 värav, millist Eesti koondise väravat see meenutab sulle? Itaalia vastu. Mis Itaalias? Mis sa räägid? Hollandi vastu ooper. Mis ooper? See oli Hollandi vastu Indrek Zelinski. See oli täpselt sama ja mees võttis särgiga seljas täpselt nagu Zelinski. Okei, aga see paremalt poolt madal cross lüüakse ette postis. See ei tundu mingi super unikaalne asi. Aga okei. Ainult see Ott Järvela. Ja ta postitas seda, et ajalugu kordus. Tõesti, suur ajalugu. Selge heitigi siis, aga... Selleks peab eestlane olema, connection, väga eestlane. Aga okei, aga need Champions League'i finalistid ei olnud ju kaugeltki selle nädala kõige suurem jalgpalli uudis. Et siin jalgpalli uudiseid oli teisigi, et võtame äkki ette, et Martin näitab meil ekraanile saada ühe väga tähtsa uudise. Nimelt Soccernetis oli see, oli ka Delfis, oli ka Õhtulehes, aga Tabasalust vallandatud Hitson püüdsin kastist välja mõelda ja tegin rumala eksimuse. See on masendav. Et ühesõnaga legendaarne Jürgen siis ütleme, et meie siis Petime Discordi esimene vilja kandnud töö, et üks mees sai siis sule sappa, et
ma nagu, mul on nagu palju on vestlusi, et kas nagu selle asja üle naerda või mitte, et ma ei tea, noh, minul isiklikult on tunne, et sellel inimesel ikkagi nagu, ma ei taha nagu midagi halvasti öelda, aga no päriselt tundub, et tal ei ole ikkagi kahe kõrva vahel nagu päriselt ei ole vist korras. Et võib-olla siis nagu minu võib-olla päris küsimus, mis mul kogu selle asja jooksul tekitas või kui me tahame huumoriprismat veel hoida, siis me võime, aga mis mul nagu tõsisemalt tekitas küsimuse, et kas sellises olukorras, et kas meil see kommuun võib-olla niisugusele ullikesele andis võib-olla natukene liiga palju õli tulle või lõpuks on ikkagi, kui sa ikka nii loll oled, siis oled nii loll, et nagu, mis me nagu, või kuidas sa nagu kokku võtad, võtame nagu näiteks meie poolt, et kas me oleks võinud näiteks sekkuda, et okei, et ma ei tea, ära bännida see Jürgen sellise jutu eest või kuidas sa nagu seda poolt vaataks või selle laias laastus nii, et ikkagi vaba sõna ja nagu selles mõttes, kui inimene tahab endale vett peale tõmmata, siis kes me oleme, et kätt ette panna? Ei no ma selles mõttes nagu halvasti küll ei tunne, et seda kätt ette ei pandud, et ma arvan, et see mees sai täpselt seda, mida ta vääris ja ma arvan, et see oli nagu põhimõtteliselt lõppkokkuvõttes hea nii Tabasalule kui võib-olla mingi Eesti nagu noh, jalgpallil, et nagu mingi sihuke ütleme jobu siis eemaldati. Ja kes veel ei tea, siis see on seesama mees, kes siin üritas oma AI geniaalset produkti, millest me pidime ka üks saade rääkima ja nii-öelda selgeks tegema, et tegemist on paraja kräpiga. Et Andre, kuidas sa selle teema oma sõnadega kokku võtaksid? No selles mõttes, et ma ise arvan, et meie kuidagi, noh, selles mõttes, et see kommuun, mis seal nagu on ju, et ma nagu ei tunne küll, et siin on meie nagu koht nüüd kedagi nii-öelda piirama hakata või nagu sealt mingi bännima on ju, et ilmselgelt mingid asjad on nagu tabu on ju, aga ma arvan, et see need nii-öelda inimesed, kes seal olid, siis ikkagi päris kiirelt nagu söödi see mees nagu seal ka välja selles mõttes, et noh, ei olnud nagu liiga kaua aega möödas, kui saadi aru, et tõesti jah, on kahtlused mehe nii-öelda tegemistes ja intelligentsis. Kui ta ise räägib selle kastist välja mõtlemisel, siis nagu, kui ma nagu üritasin seda veitsa nagu analüüsida või uuesti läbi lugeda, et siis see nii-öelda tema entry kogu selle teemaga nagu oligi nagu kind of, et okei, noh, natuke, noh, minule isiklikult tundub see loll ja jabur, aga okei, et see on nagu mõeldav on ju, et ongi kastist välja, et mingi tulge ma mingi, ma ei tea, annan teile trummid ja pasunad või mis iganes, kui te tulete mängule on ju, aga lihtsalt just see, kuidas siis nii-öelda provotseerivad sõnumid, kuidas see inimene nagu nii lihtsasti alla neelas ja siis nagu väga kiirelt läks asi nagu väga lavadeks, et nojah, siin vabandust. Ma just tahtsin öelda, et minu jaoks nagu noh, kui ma seda nagu teksti nägin, ta oli nagu naljaks, aga samas mul oli ka suht ebamugav lugeda, et kokkuvõttes tegelikult oli nagu suht labane tekst, et selles mõttes, no meil on muidugi Discordis, nagu mina ütlen, mul ei nagu mingi ülemodereerimine, ma nagu seda ei toeta kunagi, et rahvas elab oma elu, igaüks vastutab enda sõnade eest, et aga jah, et võib-olla jah, inimesed nagu ka meie nii-öelda pikema ole, et Discordi külalised võivad mõelda, et igasugust nagu sitta ei tasu ka rääkida. Jah, aga selle teemaga siis ühele pool, mis meil veel vajab ära mainimist, on siis see, et nagu ikka on meie kallis sponsor Coolbet pannud tänaseks saateks välja auhinna ja see auhind on endiselt 500 eurot ühele vaatajale Coolbeti kontole. Selleks, et sellele 500 eurole kandideerida, ei pea muud midagi tegema, kui sellesama Discordi üles leidma üles sellise alarubriigi nagu Coolbetime ja sinna postitama vähemalt 5-eurone panus koos screenshoti ja omapoolse selgitusega. Üks võitja siis ühele võitjale loositakse siis Coolbeti kontole 500 eurot ja 2 kõige paremat või humoorikamat või huvitavamat selgitust saavad siis 25-eurosed Coolbeti panustamisraha lohutusauhinnaks. Meil täna siin saade hakkas, nüüd alustame natukene varem, 17.30, aga ütleme siis nii, et see lukku läheb siis see loos endiselt 18.30, et me teeme siis tänu selle natuke pikem saate, et 18.30 on see lukus ja siis me sellega välja loosime. Et kõigil läksid pilgud kommentaariumitesse, et kas enne, kui me külalise kutsume, tahtsin midagi kommenteerida? Ahah, et Janek Tallinnast tahab kardisõitu saada. No vaatame. 5 sotist saab päris mitu ringi teha, ma arvan. Ma arvan ka, jah. Aga mis seal ikka siis? Ma arvan, et rahvas on kaua oodanud, et päris mõnda aega ei ole ikkagi nagu päris spordist, noh spordist, mis on MM-aasta rohkem sport rääkinud, et
et suur Euroopa meistrivõistlused on tulemas, et kutsume küla saatesse. Külaline. Tere tulemast saatesse, Karl-Henri Rebane. Kuidas siis sind kutsuda, et Eurovisiooni spetsialist, endine jalgpallur, panustaja, kuidas kutsume? Kaua sa... Spetsialist võib-olla nagu palju öeldud, aga no, ütleme 10 aastat on juba täis saamas, ma arvan, kui sellest esimesest panustamisest Eurovisiooni peale, see oli vist 2015, kui see Rootsi võitis Mans, aga seal see oli korralik selles mõttes miinusprojekt, et ma petsin nagu tema vastu, vist seal ma mäletan sellesama finaali hommikul oli vist tema ots oli mingi 1-7, 1-6 või midagi, mis minu jaoks tundus täiesti ulmeline, siis seal oli veel see, ma ei tea, palju te mäletate, aga seal oli see 3 tenorit, vaata, Itaalia, vaata. Ja mul oli nende peale eraldi veel pandud, vaata, ja siis oli veel see Venemaalt oli see blond, Polina, see Gagarin äkki või? No igast Million Voices, jah, kurat sa tead. Aga selles mõttes jah, nagu 2 väga-väga tugevat lugu, mis ma ütlesin, see oli minust veel nagu, aga need olid 2 siukest, mis ma mõtlesin nagu, et kindlasti hakkavad asja nagu mõjutama, et minust see, kuna nagu Rootsi oli just võitnud ka Loreeniga mingi 3 aastat varem, ja siis tundus nagu, et ega Rootsi nüüd ometi uuesti ei võidavad, aga... Kas sa enne seda panustamist olid muudele spordialad võib-olla panustanud või see oligi sul esimene kokkupuude? Ei esimene panustamine oli, kui ma olin, ma arvan, 13 ja see oli ma nagu, jah, ma ei hakka nagu, seda, kus ma panustasin, aga veerpallu kuldmedal ja oligi niimoodi, kuna, ma koolis olin sel hetkel ja mu ema on ka algkoolis on klassijuhataja ja siis ma lendasin sinna nagu klassi sisse ja ütlesin, ära tuli. Siis oli nagu, ja siis oli kõik vaatasid, okei, vaata, siis ema oli ja siis pärast oli meil, Poeg piraat koju. Ma tõingi, tegelikult see koef oli vist 4,5 ja siis ma panin mingi 20 krooni või äkki või midagi siukest, et aga see inspiratsioon, ma mäletan, tuli sellest, et ma mängisin kunagi jalgat, vaata, et ja siis noorte, mingi turniiril oligi, siis treenikaaslase isa rääkis, juhuslikult sattus minu kõrvale, et kuule, just pettisin mingi käsi palli peale, viigi peale ja tuligi ära. Siis ma olin, mis asja, easy money, vaata, et ma tahaks ka nagu sama rikkaks saada, vaata. Sa tänasel päeval midagi muud ka panustad kui Eurovisiooni? Ja, ei, selles mõttes ma ise oma peaga panen, mul on 2 asja või selles mõttes on nagu kõik need muusika, ütleme, Eesti Laul, Melodiifestivalen, Rootsi see valik, kus nad valivad oma seda eurolaulu, siis UMK, mis on see Soome oma ja 3-3 kos on ka päris. Aga sa neid laulu competitioneid nagu ei panusta või sa jälgi neid nagu mingid American Idolid või mingid Grammy auhinnad või mis iganes? Sinna, nendele ma jah väga nagu ise nagu ei panusta, nii ma rohkem nagu Tseilin, ütleme mingid siukseid Oscareid ja mis nüüd oli ka see parim naisosa täita. Selle, jah, ma panin ka sinna, aga jah, oma peaga jah, rohkem ja mingid kossu ka, aga mingi low level kossu pigem kunagi ammu, mingi noorteliigasid. Kes võib-olla ei tea, siis meil on esimest korda ka külaline, kes on meil Discordi kommuuni liige, et Reba Reaalne, et kes on meelelahutuse teemadest näinud, et neid tippe on nagu seal varem tulnud. Ma võib-olla küsin niimoodi, et ikkagi spordimees ja nagu spordi panustamisse ma eeldan, nagu sa juba rääkisid selle Veerpalu saatel, et sa läksid ikkagi läbi spordi. Miks sa oled just spetsialiseerunud siis nii-öelda selle muusika panustamisele, et mis seos sul enda muusikaga on? Ma ei tea, ma ei ütleks, et ma mingi hull nagu muusika nagu perest olen, aga okei, mul mingi isa mingib kitarri, ema mingib klaverit, õde mingib klaverit, et ja siis kuidagi see, ma ei tea, võib-olla kuidagi kasvasin sellega üles, aga selles mõttes ma käisin ikka jalgpall oli nagu esimene armastus ikka, vaata, et ja siis ma mäletan gümnaasiumist kuulsin, olime noortekoondisega, olime kuskil hotellis, oli vist äkki Luksemburg või Šveits ja siis sõber pani, kellega toas olin, pani selle Swedish House Mafia One'i peale nagu ja see oli nagu ma kuulsin, esimest korda mõtlesin nagu, et nii saab ka muusikat teha, vaata ja siis ma olin nagu okei, et ja tõmbasin koju, tõmbasin selle Fruity Loopsi alla, vaata, see on suht kõige basicum see, millega saab mussi teha ja sealt kuidagi hakkas nagu veerema ja nii ta läks.
okei, räägime siis Eurovisioonist, võib-olla Kristjan võtab selle aasta siis Eurovisioonist 2025. Võtame otsid ette ja hakkame siin otsima siis, et meil siin Discordis Eesti Laulu ajal käis räige möll, et meil siin võib oodata, et Eurovisioonil läheb samasuguseks mölluks, aga selleks, et möll oleks kõva, oleks ikkagi vaja kõik koos ikkagi millegi peal sõita, et ma pakun kohe välja esimene asi, mis mulle endale meeldib, minu enda arust on Valju ja on võib-olla ka niisugune asi, mida on hea teilida, sellepärast et see on nagu suures konkurentsis. Ma räägin siin kohe Rootsi võit, Coolbet on top price, hind 2,2. Jah. Mina isiklikult ei näe, kuidas ühesõnaga, et rahva televootil, võib-olla Kristjan näitab televoot eraldi ka, on 1,4, mis ma arvan, et on ka Valju. Ma just ei näe mingit stsenaariumit, kuidas see mitte laul mitte lihtsalt ei võida televooti, vaid ei domineerib televooti. Pluss meil on see aasta hästi palju niisuguseid ballaade, on ju, nii-öelda žürii peite. Ma arvan, et niisugune laul on ka žüriilt saab ikkagi oma punktid kätte, see overall. Ma näen, et üle 50% on kindlalt tõenäosus, et Rootsi see aasta võidab Eurovisiooni. Ja ma pärast arvan, et see 2-2 on väga hea pett. Ja, no ongi, ma arvan, et žürii hääled lähevad ikka rohkem laiali ilmselgelt kui need televoodi hääled, et kuidagi, ma arvan, ongi, et see televoodi top 3 lokk, ma arvan, ongi, et Rootsi, Iisrael, Eesti, kuigi ma just kuulasin ka nagu niisugust Eurovisiooni panustamispodcasti ja seal nagu räägiti ka, seal isegi üks nendest mainis ka seda, et ei ole nagu võimatu, et Eesti võidab ka televoodi ära, et nagu no jah, ma ise nagu väga ei näe, no selles mõttes on, kui keegi väga tahab olla nagu patriootlik, et pange see panus nagu, aga selles mõttes jah, et Rootsi vastu on väga raske televauti tõmmata nagu, et näite korra veel, Kristjan, et kui siin price shoppida, et kui suured need käärid on, et ma ise ütlen, et räägid võitjaotsist ja Eurovisiooni võitjaotsist, et ma üle Rebane sult küsin, et kui mina ütlen, on ju, et kui ma panustamissoovitusena, on ju, et ilmselgelt võtke top price'i, Epic Bet. No 2,25 tundub siuke reaalne. Betfredis 2,9, aga see ei ole. No Eesti bookides siuke 2,2 Coolbetis on ju. Et mina ütlen, et kõik otsid, mis hakkavad 2-ga, on Valju alla selle, võib olla nagu mitte näppida, et kus sinu piir läheb, kui sa ütled, et Rootsi on, kuhu maani sa panustaksid Rootsi võit? Jah, ei, sama ikka, aga jah. No ma mõtlen lihtsalt, et kes võiks nagu Rootsi vastu saada. Ma näen, et ongi reaalselt ainult siis, kui Austria teeb väga tugeva žürii. Ja no Austria puhul on lihtsalt see, et neil on see väga hea see stage designer, kes eelmine aasta tegi seda Iiri lugu, vaata, see mingi kotitüdruk, see nõid, vaata. Et see, mille pealt ta nagu puhtalt selle pealt tegigi, et ta oli hea staging, vaata. See vist oli ka nii, et see Iiri oots nagu ma ise sain see Iiri oos langes peale proove lihtsalt väga nagu ja ma isegi jälgisin seda live streami, mis omal ajal tehti, omal anti nendele ajakirjanikele anti mingi õigus jälgida, vaata neid ja nüüd vist enam seda ei ole. Aga oligi, et ma jälgisin nende reaktsioone, kõik olid mingi what nagu kindel semifinal, mingi top 3 või midagi. Kas see on ka seekord mingi ängel, mida sa ootad, et kui need proovi esinemised on, et sa ootad mingit infot või tagasisidet kuskilt ja siis selle pealt võib-olla Ja, selles mõttes praegu need proovid käivad. Eile tulid siis päris paljudele need nii-öelda esimesed 37 või 30 sekundit seda nii-öelda tiiserit ja et seal näiteks Holland on nagu väga suur pettumus oli. Seal terve Twitter oli täis, et nagu, et mis asi see oli. Ukrainaga, sama Ukraina on täitsa nüüd ära kukkunud. Okei, oled 13. No võib-olla lihtsalt kui me teistest räägime, top 10 on huvitavam. Ja, et vaatame top 10. See on vähe selgem pilt. Ukraina on siin 1-6, et top 10. 1-7-st 1-5-ni, et Optibet on nagu endiselt hoiab, pole reageerinud, proovi tuleb. No Optibet teab, et ikkagi sümpaatia pealt Ukraina ilmselt saab neid hääli veel. Ma ei tea, minul on nagu Ukraina feid on päris tugev ikka selles mõttes, et Albaania, ma ise võtsin seal mingi, ma ei tea, palju see praegu on, aga 2-3-5 äkki võtsin Albaania Ukraina vastu ja Soome sain. Soome oli ka underdog, vist õrnalt 1,1. Coolbeti match-upid ka lahti võtta, jah? Oli 1,9 oli Soome, oli Ukraina vastu ja Eesti oli ka seal. No suht sama, Iive Nootsiga nagu, et ja selle ma panin ka, et ma ei näe, et Ukraina, jah. No selles mõttes jah, me ei tea seda poliitilist häält, vaata, mingil määral on ju, et no ma ise arvan nagu, et Ukrainaga on ikkagi see, et on ju, et mingisugused nagu okei tulemuse televoote nad ikkagi teevad ära, me ei räägi enam ainult sümpaatia häältest, vaid me räägime nagu suures arvus immigrantidest, kes on üle Euroopa laiali, et sealt nagu Ukrainal on lihtsalt see, et Ukraina see nii-öelda floor tulemuse mõistes on. No ilmselt see mingi Balti riigid, kes sealt tulevad Poola, et ja, et see on see
mingi nagu baas on neil juba nagu päris tugev. Et see ka kajastub ootsides on ju, et seda variatsiooni on vähem, on ju, et see nagu see nagu põhi on tugev. Et sellepärast on näiteks mina, sa ütlesid, et sa panustasid Albaaniat Ukraina vastu. Et ongi nagu päris huvitav teada, et mul endal on vastupidi, et ma panustasin, ma tean, et ootsid on liikunud, et sina ja ma praegu selle hinnaga ma võib-olla ei võtaks, aga mina, see on ka nüüd liikunud, mina panustasin, siin on nüüd päris suured käärid, näitame, mis siin on Ukraina, Albaania vastu on 1,75, aga kui ma ei eksi, siis ma pean vaatama, kas Epic Betis või BetSafe'is sai Ukrainat 20-ga. Et siin on nagu päris suur arbitraaž. 20, 1,95, väga suur arbitraaž. Mitte väga suur arbitraaž, aga okei. Mina sain nagu 2+ selle, et siin nagu price shopida. Aga aga võib-olla küsime, lähme korda. Nende hindade juures? Ma just tahtsin jõuda, Ukraina ja mina, see on minu arvamus puhtalt. Mina nagu see on paneks reversin, et selles suhtes, et ma isegi veel natuke, minu jaoks oleks Albaania Ukraina vastu mingi 1,6 ja juhuslikult teile Twitteris arutasin ka, kes seda pettimis podcasti veab, seda Eurovisiooni oma just ütles ka, et ta praksiks ka selle Albaania mingi 1,57 midagi sihukest, et Ukraina vastu. See on Ukraina vastu muidugi variant ka Soome, Tšehhi, Eesti. Ja ma tahtsin just sinna jõuda, et minu lembik sealt, ma arvan, ongi Soome. Ja see on päris, see oli 1,9 minust eile ja Eesti oli eile 1,8 või? Need on normid kukkunud. No Ukrainat on tehtud nõrgemaks. On feiditud, jah. Okei. Ma just tahtsin ühte asja kirjutada Soome kohta, kuna sa mainisid. Et minu jaoks endal oli see, et kui Soome laul välja tuli, siis ma vaatasin seda ja mu esimene reaktsioon oli, et ma teadsin ette, ma olin juba kihlveokontorit näinud, et Soome oli suhteliselt kõrgel nende kihlveokontorite arvates. Ja mu esimene reaktsioon oli, et ma feidin Soomet. See on täielik, mulle üldse ei meeldinud, ma arvasin, ma ei saa aru, kellele see üldse meeldiks. Ja siis, kui ma hakkasin hiljem nagu läbi töötama kõiki laule nii-öelda tegema mingisuguseid projectioneid, siis lõpuks ma avastasin, et jah, ka mul tuli Soome, tuli nagu lõpuks seal ikkagi top 10 kõrgele kohale. Et ma sellega olen nõus, et seal Soome Ukraina vastu on okei, aga ma segasin sulle vahele vaadust. Oota, mis ma nüüd öelda tahtsin? Võib-olla ma siis vahel näitan, et siin on üks eripanusid ka, et võib-olla kui me räägime Eestist ja Soomest, on ju, et mõlemad, Soome ja Eesti mõlemad top 10, see on ka nüüd langenud, see oli 2,35 ennem Kuulbetist. Ja see oli 2,5 oli ka mäletan. 2,5 isegi, okei. Et ma ise arvan, et see 2,25, no nüüd on juba close im, aga ta nagu matemaatiliselt peaks seal ka enam-vähem tähendama välja. Võib-olla kiirelt vaata, et kui siin... Kergelt on, jah. Kui sa vaatad Oddcheckerist nende top 10 otse nagu eraldi, ütleme keskmist, et mis see tuleb? Seal on muidugi korrelatsioonid on ka, et ütleme, et see on mingi 1,5 korda... 1,5, 1,45. Korda 1,45, et see tuleb... Ma ei saa arvutiga hakkama. See tuleb 2,17 on ju, pluss see negatiivne korrelatsioon ka, et võib-olla siis see suurem väärtus on ära läinud, aga täiesti reaalne stsenaarium. No Ukraina puhul lihtsalt mitte see laul nagu ütlemegi pärast seda, kui see sõna ja nüüd praegu laivis, ma just laivis näen, et... Albaania peale pandi. Okei, Albaania, keegi kuulab, keegi pooldab minu seda või? Okei, aga jah. Aga oppa juba. Aga ma viskan ühe asja õhku, et Oskar siin mingi hetk mainis, et Austria top 3 võiks olla suhteliselt kindel panus. Sa mõtled, see on 1,95-ga? Austria top 3 või? Ma siin vaatan, see Austria Iisrael mõlemad top 5, et ma ei oska öelda, et ma tean, sa olid nagu mõlema suhtes suht hai, ma sain aru. Austria suhtes ma olen hai, Iisraeli suhtes on hästi raske, võib-olla Reban oskab paremini rääkida, hästi raske nagu seda prognoosida. Ma arvan, et väga raske, et ma ise arvan, et see on nagu tugev. Eelmine aasta ka ikkagi näitas, et nagu jällegi see rahvahääletusel nad ikkagi koguvad neid punkte päris hästi ja nagu see aasta neil ka tegelikult on ju üsna tugev laul. Aga ma nagu... Pigem tugev, aga... Kas seal poliitiline... No seal on kindlasti taga, jah, see rahvahääletus poliitiline. Et aga nad tegid žüriiga eelmine aasta väga kehva tulemuse, et seal mingi 57 punni said äkki. See protesti hääl lähebki rohkem žüriis nagu... Ja just, et ongi, et rahvas ju, Eurovisiooni ongi see, sa vastu ei saa hääletada, et kõik need Palestiina, kõik need, kes toetavad, et ei saa vastu hääletada, hääletavad need kõik, kes on nagu Iisraeli poolt ja ongi. Aga klaarime siis Eesti turud ka ära, et
ma tahtsin korra selle Ukraina. Kiirelt räägin selle, et noh, lihtsalt Ukrainal see lugu nagu looks on ju, aga lihtsalt see, et eile tuli see klipp välja ja nagu koos Hollandiga nagu kõige suurem nagu pettumus üldse ka on. Need isegi olid nagu Ukraina nagu siuksed pooldajad, vaata. Need ütlesid ka, et nagu mis asja nad nagu tegid, et kui neil oli oma see vist oma riigi finaal või siis neil oli nagu siuke noh, mõnus siuke no, mingi hipi vibe, olid mingi puud üleval ja muru maas ja mingi siuke asi ja nüüd on lihtsalt kuidagi siuke nagu mingi suvaetendus või noh, midagi siuke noh. Jõudsid juba Hollandi vastu ka midagi võtta või? Ei, Hollandi vastu ei saanud midagi hästi, sest seal on Austria on nii madal on ju. Iisrael ka. Ja Iisrael see kukkus ka nagu ära. Minu arust siis sinna ma ei jõudnud nagu lihtsalt, et seal keegi väga hästi reageeriti sinna. Aga räägime, ma arvan, äkki selle, või sa tahtsid Andre midagi? Ei, ma tahtsin küsida, et kui siin Hollandist teisest rääkida, kas see tüüp, kes eelmine aasta seal kedagi lõi, see on nüüd Tommy Cashi mingi tiimis või? Joost Klein või? Tiimis ei ole, aga neil on päris palju projekte koos lihtsalt. Ma arvan, ta võib sinna tulla vabalt. Et kas on oodata, et Tommy Cash võib-olla paneb ka seal? Kellegi lõuksi või? No jah, et ju Eestis Peep Pahv, Tommy Cash. Me oleme ju löömisrahvas. No saab öelda, et ise need see Iisraeli artist komistas sinna. Aga ei, räägides Tommy Cashist, okei, et mis see Eesti top 10 oots on? 1.45. Kui Andre, te avasite, siis siukse hinnaga avasitegi omal ajal esimesena või? Siis sa vist ütlesid, et ei on väga hea. Mina nägin, et ei on väärtus ja mul tundub, et ei ole õigus. Ausalt öeldes ei mäleta, kui sa ütled, et oli, siis pigem oli, aga mäletan seda, et sa ütlesid, et pigem sa teeksid teistpidi jah, et me vist nagu projectisime teda või noh, umbes kui sa arvasid, et ta jääbki sinna top 10 border'i selline 7, 8, 9, 10 on ju, et olenevalt, aga tundub, et siin see nii-öelda laul on rahvusvaheliselt küllaltki palju kajastust saanud ja et mingisugune haip on taga ikkagi, et päris. Oskar, sa tegid muidugi, see tol hetkel vist ei olnud ka palju, sa ei olnud laule kuulnud ja polnud selgetki, et sa siin tegid enne saadet seda taset maha, see on see aasta, et selle pealt ka nüüd Eesti on võib-olla nagu tugevam. Jah, et no just ongi see, et see televoodi tulemus tuleb nagu hea ja see žüriil on nagu noh, ilmselgelt vähem predictable. Ma ise nagu muidugi ei näe, et Eesti siin žüriilt üldse nagu midagi saaks, aga nüüd, kui me räägime ikkagi, et noh, minu arust eelmine aasta, kui sa tegid ka osasid laule maha, et umbes, et ei saa žüriilt, siis tegelikult nad tegid žüriis suht okei tulemuse, nagu mingid nii-öelda siuksed pullilood, et tegelikult nad tegid suht hea tulemuse, et kas sa nagu võib-olla alahinnad, võib-olla on seal võib-olla on osad žüriid on ka, kellele võib-olla meeldibki mingi siuke nii-öelda kaasa. Aga samas Eesti laul ei teinud ju head tulemust eelmine aasta žüriiga. Žüriiga oli hävi, nad olid reaalselt said seal. Ja aga Soome näiteks tegi päris hästi, eks ole. Ei, žüriiga ei teinud. No, okay. Ma mõtlen, et kui näiteks Tommy Cash ju tegelikult me arvasime ka Eesti laulu. No Horvaatia tegi hästi. Horvaatia tegi hästi, aga see oligi see, et see ei olnud ka nagu siuke Horvaatiat ma pigem nagu samast tahtsingi nagu Rootsiga, on ju, et see on siuke natuke pullilaul, aga ta nagu päriselt nagu musikaalne ka, on ju, et see on ka üks põhjus, miks ma arvan, et Rootsi domineerib seda võistlust, et kui siin hiljem 3-6-5, mis praegu ei ole, tulevad ka sellised turud, et need punktisummad on ju, siis ma arvan, et seal overid on ka in play, aga millele ma tahtsin veel jõuda, et korraks see parim Baltikumi riik, et seal on Eesti nagu väga suur favoriit ja ma tean üks koht, kus me Rebasega võib-olla on natuke eriarvamusel, on see, et mina ise näen, et see 4.75 jääb natuke väikseks, aga võib-olla kui keegi suudab see kuskilt price shopida endale 5 ootsi, siis nagu long shotina, et Leedu on parim Balti riik, on minu meelest okei panus just sellepärast, et seal Eestil nagu žüriilt, noh, me just rääkisime, aga Leedu puhul neil on nagu väga eristuv laul, see on niisugune žürii laul, on ju, ma arvan, et sellega saad nõus, et nad võivad žüriilt saad nagu punkte saada, aga ja reeglina nagu laulud, mis nagu väga eristuvad teistest, saavad ikkagi ka mingisugused publiku hääled ära, et ma arvan, nagu seal on variatsioone, kus Leedu võib Eestit võita. Noh, minul üldse nagu Leedu not to qualify nagu, et ei no selles mõttes, aga poolfinaalid on ainult nagu rahvas, eks, ja noh, ma näen seal on mitu laulu tegelikult, mis võiks nagu just rahva häälega Leedut nagu edestada, et aga lähmegi äkki poolfinaalide peale otse Oatcheckeris, et võtta Oatcheckerist. Enne veel tahtsin äkki Eestist ka, et Eesti nagu võimalused oleks nagu Oskar pigem teeb maha. Sa ei soovita Isamaa petti panna siin top 10, top 5, top 3. Sa ei näe seda upside, et top 5 ta? Ei. No ma näen nagu Eestit. Noh, vaata see, tuli see klipp ka välja, vaata, esimesed 30 sekki oli täpselt sama, mis oli Eesti laulul nagu, et noh, aga see taustal oli see, et Winners Cafe, vaata, et noh, tal on ikka, noh, tal on see imidž, vaata, et ikka hoiab seda, noh, et noh,
veits siuke üleolev vaata ja nagu, aga noh, ja see nagu Eurovisiooni fännidele see väga peale ei lähe, aga ma arvan, ütleme need televaatajad, kes nüüd näevad esimest korda võib-olla laupäeval finaali on ju. Ei pruugi ka minna, sest ma arvan, et Eesti laulul oli, mis tal nagu see ongi see, et me kõik teame teda. Aga ega see keskmine Euroopa vaataja, ta on küll kuulus nimi, aga keskmine Euroopa vaataja tegelikult ju ei tea, kes on tegelikult seal Eurovisioon, ma ütleks, et ongi võib-olla top 2-3 kõige kuulsam artist nagu maailma mõistes, et üks on see San Marino DJ on ju, see, kes selle tegi, selle Blue Dabadi, selle laulu vaata kunagi ammu, eks. Okei, räägime, et kui me võtame selle esimese poolfinaali nagu ette, et okei. Will qualify. Ja, no räägime ära, et Rootsi kindel kvalifitseeruja on ju. Eesti... Sul on paigas need pandud. No käime koos läbi on ju. Rootsi edasi on ju, me siin ei ole midagi, Eesti edasi, Ukraina lõpuks ikkagi telehäältega läheb edasi on ju, Holland oli küll pettumus, aga küll läheb edasi on ju. Albaania me näeme, et on võib-olla ülehinnatud, aga küll läheb edasi. Õrnalt üle, aga läheb edasi. Aga nüüd need viis läheb kindlalt edasi. Ja nüüd minu meelest siin alates 6 me saame juba nagu rääkida. Ma ei oleks üldse nii kindel, et Norra 1-15, et siin nii Epic kui Kuulbet pakuvad nõud ka, et okei, laseme Norra ja Küprose ka veel edasi, need on niisugused poplaulud. Norra on mul kindel edasi. Okei, laseme Norra ja Küprose ka edasi, et ütleme, et need otsid on nagu enam-vähem paigas. Siis nüüd Poola, kes on ka võib-olla eristuv laul, laseme edasi, aga nüüd Belgia ja San Marino. Siin ma ütleksin küll, et kui sa võtad näiteks Kuulbetis või kuskil lahti, mis see NATO qualify on, siis Belgia, San Marino, NATO qualify on minu meelest täiesti okeid otsid seal Islandi, Sloveeniat arvelt. Või mis on sinu arvamus? No jällegi ma nägin, mulle kuna ma olen siuke ka house muusika austaja nii-öelda ja siis see Belgia on ju tead, see on ju täiesti siuke väga-väga kõva bassiga. Tomorrowlandi jah, siuke headliner lugu kuskil seal võiks läbi käia, et väga-väga hea tümakas. Hästi laulab, ta on nagu väga hea häälega vend on ju ja ma ütleks jah, ma pigem et on tegelikult minu jaoks on suht kindlalt edasi. Okei, lihtsalt korraks, mine BetSafe'i korraks. Et BetSafe'is on selline... Ma näen siit ka. Ei, siit sa ei näe seda. BetSafe'is on selline match-up nagu San Marino, Island. Ja Islandi hind on... Ma ei hakka siin navigeerima. Okei, no inimesed saavad minna ise vaata. Islandi hind on 2.85 selles match-upis. Ja Island to qualify on... Optibetis on päris hea top price, et 3, et... Ma vaatasin, et siin Kuulbetis oli 2,3 näiteks. Me ei usu mingisse Islandisse. Et Optibet, et kui sul on Islandisse usku. No minu esialgu nagu minu esimene asi, mida ma petiks on, et San Marino ei kvalifitseeru, see on mingi 1.85 on ju. Ma vaatan oma topid korra. Ja nüüd siis, kui ma peaksin seal valima, et kelle poole ma siis nagu backin on ju, siis jah, Island. Kui Optibet pakub 3 tood, siis ma sõidaks kindlasti, jah. Kus see nüüd oli? Sõidad laenu juurde võtma, et meile kõik oma raha anda. Aga mul on ka Island edasi muidu, selles suhtes viimasena, aga jah. Aga no selle, kui sa nüüd sinu projectionis on nad edasi, siis 3 tootsi ju on mahane. Jaa. Optibetil on see kõik underdogid tuimalt 3 pandud, et nad ei teinud neil 3 vahet. Nende pluss on nagu see, et nad alustavad seda poolfinaali kohe pauguga käima, 2 noort vist kaksikud on ju. Väga-väga eskoprood nagu, et siuksed blondid kutid. Ja teevad väga head nagu head tümmi ja haibivad väga hästi üles selle, et ma arvan, et see jääb kindlasti nagu meelde. Ühesõnaga sinu tabel siis näeb samasugune välja, lihtsalt San Marino asemel on Island. Ja, põhimõtteliselt jah. Ma lihtsalt see San Marino, see ongi nagu, see Gabri Ponte ongi DJ nagu, ehk siis ta ongi laval. Ta on nagu DJ puldiga, aga DJ puldiga sa ei tee mitte midagi. Ta keerab suva nuppe ja ta viskab, Ajaloolist ei ole ka sellistel lauludel hästi läinud. No jah, pigem mitte, et ongi tegelikult need vennad, kes reaalselt laulavad, need on nagu tema kõrval lihtsalt mingi maskid peas nagu. Et põhimõtteliselt tema on seal, keerab neid ja siis haibib rahvast üles, et see on veits nagu imelik, et minu jaoks jääb natuke nagu arusaamatuks, aga... Ühesõnaga meil on konsensus, et San Marino not to qualify ja Island to qualify, et võiks olla need väärtuskohad. Jah, pigem jah, et asi meil on suht sarnane ju, või ongi sama... Jah, mul tegelikult oli Belgia ka väljas ja selle asemel oli Sloveenia, aga kuna meil siin arvamuses nii suur käär on, siis... Sloveenia on kukkunud, tal oli ka päris hea proov. Tal oli nagu, tal on päris see... Ta on eristuv laul. Ta on hästi südamlik laul. Siin nagu näitab justkui oleks tõusnud ootus, aga see ei pruugi... Ta on selles mõttes langenud, ta oli ennem 2.8, ju ta on siis natuke overreaction. Pikemas perspektiivis. Seal oli, seal ongi see, et tal suri naine ära ja siis tegigi sellest nagu väga
väga südamlikku laulu, mis nagu ja see on oluline. See on välja. Ei, no oleme ausad, Eurovisioonil, kui sul on tugev story, mis sümpaatiat saab, siis see annab alati juurde, et tihtipeale on need kõik, kellel on väga raske olnud, siis see annab performance'it juurde. Ja, et minu poolest on ka, et kus ongi see Sloveenia on Unibetis on 2-4 on ju ja siis Islandist juba rääkisime, kus top price'i saab, et siis kui neid mõlemad panna ja siis ma arvan, et on ka nagu okei. Aga võtame, jääme siin ette, et võtame semifinal 2. Seal jäi mina oma änglitega natuke... Kiiresti vaatame pärast San Marino Nattu Qualify. San Marino Nattu Qualify top price'i saab BetSafe'is 1,95-ga. Okay. Kui kellegi just 7bet ei ole. Ja ei soovita ka sinna. ja nüüd jääb teine poolfinaal. Okei, käime jällegi ära. Ma arvan, et Soome, Austria, Iisrael, me oleme kõik nõus. Edasi. Maltat, mina küll feidin, me võime hiljem sellest rääkida või ma ei tea, kas me rääksime. Poolfinaalis või? Aga ei, nagu üldiselt. Aga küll nad poolfinaalist ikka edasi lähevad. Tšehhi küll nad ikka edasi lähevad. Edasi kindlalt. Austraalia küll nad ikka edasi lähevad. Leedusse juba rääkisid. Lihtsalt Austraalia ka finaalis, mul on veits feid, aga... Okei. No Leedu, ma arvan, et ikka läheb edasi, sinul on... Mul on ta ja 9-10-11, ma arvan, ja noh, pigem napilt väljas. Siin on ka muidugi tänase päeva jooksul, võib-olla lihtsalt maini ära, kes sinul nagu erinevused on siis, kui sa võtad seda top 10? No siin on päris tihe muidugi. See on tihe, minu nagu selge feid siit on Iiri. Mul on Serbia ja Leedu väljas. No Leedu jah, see väga kontroversial, ma tean, aga Leedu ja Serbia on väljas ja selle asemel on Iirimaa ja Taani vist. Oota, aga mul keegi veel väljas. Korra vaatan. Serbia. Luksemburg on ka mul väljas. Luksemburg on liikunud tugevamaks kusjuures, et nad olid eilse seisuga olid poolfinaalist töös. Okei, ja minu selle asemel on Armeenia. Okei, ja nendest tagumistest ma siin ka nagu Armeenial näen kõige rohkem nagu upside'i, kui kuskil realiseerida mingi feid, et on 2-4, aga... Siin on kõige rohkem alahinnatud. Aga... Spordifännina siin on huvitavad nimed, siin on Sisis ja Schengel ja esindamas Montenegrat ja Gruusiat. Aga pane korra, et Nattu Qualify Iiri, et sul ma saan aru, et sa nagu Iirit näed edasi minemas, et see oli üks minu väga tugev proov oli, et väga palju haipi sai ja Lätil oli ka kusjuures väga tugev, nagu algselt tulid need pildid välja ja nad on mingi 6 tüdrukud, nad teevad veits siukest, mingi folgi-laakset muusikat või ma pole seda nii palju kuulanud, aga siuke... No minu arust täiesti mitte midagi. Väga mingi... Kohaliselt siuke a cappella ja aga väga hästi nagu hea nagu lava on neil, et mis võib ka nagu mõjutada. Aga Andre, sa siin seda Battle'it kuuled, et kumma arvamusi sa nagu rohkem... Ütle nüüd 3 panust, mis sa selle vestluse põhjal teeksid. Ei, ausalt öeldes siin juba läks kaduma mingi jutt, et... ega ma niimoodi ausalt öeldes väga... No ütle ise siis, Kristjan, mis need 3 panust on, mis sa sellise jutu põhjal kokku võtaksid? No Rootsi võit, sellest ikka said aru, Andre. Ei, no ei, enne muidugi, aga siin see just viimane poolfinaal läks kaduma. Kui peale seda, kui optivõtti hakkab maa tegema. No selles mõttes ma osad, mis on Rebane Discordis võtnud, neid ma olen juba võtnud. Siin see Norra top 10 oli Serbia Nattu Qualify semifinal 2 oli 2-1, eks ole. Et ma ise, mulle see Iiri nagu jutt meeldis, et ma ilmselt võib-olla kuulan ikka seda lugu ja võtan ka selle, et Iirimaa saaks edasi. Mina ütlen, et ei saa. Sina ütled, et ei saa, jah? Ma saan aru, jah, aga Rebane ütleb. Mina ütlen, et saab. Mina ise arvan ikka seda, et Eesti võiks ju tegelikult võita Eurovisiooni. Aga okei, ma tahtsin lihtsalt ühe asja veel, et võtame mingid longshotid, räägime mingitest longshotidest ka. Et ma räägin oma longshotid, sa ütle oma longshotid. Pane top 10, eks minu longshot panus, kui keegi tahab mingit, mis me siin neid match-up'e... Päriselt raha teenib. Ja mis me neid match-up'e ja asju qualified siin väikeste otsidega nühime, et... 5+ otsi võtame. Ja võtame 5+ otsi, et minu longshot on... Top 10 market. Ja top 10 market. Meil on sama nagu. On sama. Mina ütlen Hispaania 7,5-ga top 10, et... Näiteks Bet365, BetSafe'is on 7,5. Jah, et väga rütmikas laul, aga minu põhipoint on see, et nagu iga aasta on siuke üks nagu diskopop või siuke, mingi tüdruk tantsib ja laulab, on ju. Alati üks selline laul teeb hea tulemuse. Aga see aasta on nagu see mure, et ainult üks siuke laul ongi, põhimõtteliselt. Ja see on nagu selle Eurovisiooni fandomi poolt ka ikka nagu, üks lemmikuid, top 3 lemmik, aga ma ei tea, see ei lähe võib-olla tavavaatajatega nii palju kokku, sest neil on oma arvamus. Aga miks mitte? See laul on ju täiesti siuke catchy. No ei, ta on catchy küll selles, jah. Miks ta ei võiks minna täiesti tavalisele vaatajale peale?
Hispaania keel on niisugune muusika mõistes nagu üsna nagu seeditav keel ka, vaata, et kui keegi mingi tuleb oma Balkani keeles, seal keegi ei saa midagi aru, aga hispaania keeles ikka nagu diiva, mis tähendab, saab ikka inimene aru. Alahinnatud on kindlasti seal. On ju? Ma ise mõtlesin, kuidas seda muud moodi realiseerida. Ma ei leidnud ühtegi match-upi, et kui vaatad, ma arvan, me oleme Rebasega mõlemad nõus, et kui siin mingid match-upid on, kus Hispaaniat kellegi vastu, eriti keda me siin rääkinud oleme, võtta, siis miks mitte? Poolbetis ma ei näinud ühtegi. Poolbetis polnud minu meelest ühtegi Hispaania match-upi, aga eks see top 10 on Karbi Martini käsi, kui ma vaatasin, on 23. kohal. Aga top 15 sai ka ju panna. Poolbetis sai minust top 15. Kas see on mingi 3,2 äkki või? Näita Poolbeti top 15. 3,2 sa võtaksid ju kindlalt ju. Siis kui ma ei pannud tähele, et Poolbetis niisugune asi on olemas, kui see on olemas, siis ma võib-olla mäletan valesti. Minu meelest sellist panust ei ole. Sa pead nüüd Eurovisioon võtma eraldi. Ei ole. Oota, ei. Top 10 on siin eraldi, et top 15 minu teada ei ole. See on maha võetud. Või on siis maha? Top 15 on küll olemas, jah? Mingi tagasi. Vabandust. Pane kõik. Paremal pool on, ütleb Estonia. Näed, seal reas. Mis see Hispaania on siin? Minu arust need Norraga suht kõrvuti 3 ja 3,2 äkki, et... Et eks siin see margin on ka päris inetu, aga 3,2... Ma võtaks need mõlemad tegelikult, et Norra... Ma olen ka jälginud erinevad neid, fännid teevad neid polle, nad teevad žüriidega polle, nad teevad tavafännidega polle ja et koguvad Eestis ka siin vist Stefan äkki ja Ott Lepland hääletasid Eesti žürii poolt, et ja seal oli ka Norra ikka, ta tiksus kuskil seal 10-15 vahel ikka, et ma ütlengi, et top 10 saada on ka isegi reaalne. Siin kindlasti muidugi, kui kannatust on, siis need head-to-head kindlasti tuleb juurde. Ei, muidugi, jah. Et ma siin Oskar mainis siin Belgia feid, sa mainisid Austraalia, kes on nagu siin top 10 päris selgelt nagu madalama otsiga kui Norra ja Hispaania, et võib-olla need on mingid kohad, sul oli veel Leedu, eks ole. Ma eeldan, et kui sa saaksid 2+ otsiga Norra versus Leedu, siis sa võtaksid selle... Jaa, kindlalt, jah. Et ma arvan, et neid match-up tuleb juurde kindlasti. Tuleb juurde, et ma ei ole neid ise läbi lapanud, aga... Et siin on neid bookis on lõuks palju, kes siin Unibet tuleb omadega välja, et Coolbetil siin olemas, Epicbetil olemas, BetSafe'il olemas, võib-olla isegi Andre midagi OptiBetis lisab juurde, et... No, offering läheb suuremaks. Okei, võtame siis kokku. Kuidas see Austraalia feid? Hispaania langes juba. Keegi laivis siin... Olin valmis juba ise. Palun ära Justi kohe. Et see Austraalia feid, tahtsid sellest... Jah, ma ei tea, ta on ka nagu siuke ilmselgelt televout lugu, aga ta kuidagi minu jaoks ikka natuke jääb, ma ei tea, jätab külmaks. Kuidagi ei jõua väga minuni siuke, et miks rahvas nüüd vaatab seda ja hakkab nagu Austraalia poolt hääletab, mitte, ma ei tea, Eesti või Rootsi nagu, et... Okei, aga võtame siis võib-olla kokku ka, et vaatatele, et lihtsalt... Norra ka juba lagu. Levi ära, mis see tähendab? Võtame, Norra ots ka siin langes, et kuulajad ikkagi on, näpud on kiirelt panustamas, et esiteks sa lubasid kindlasti, et sa peale saadet paned Discordi ka oma siis nii-öelda lõplikud panused või sa oled pannud juba, aga... Midagi, jah, ma panen ikka juurde ka, et eks neid tuleb Teoorias kõige rohkem panuseid tuleb ju laulu nädalale, et... Ja ma arvan, kui see teine poolfinaal on ära, siis esimene on teisipäev, siis teine on neljapäev ja finaal on laupäev, et ma arvan juba ongi, et reedel tuleb neid väga palju juba enne finaali ka, et siis jah, tasub nagu hoida pilku peal. Okei, aga võtame siis kokkuvõttelt oma 3 lemmikpanust, et minul on siis Hispaaniaga siis top 15 või top 10, mul on siis Rootsi võit või 2-2-ga või mis iganes 2+ pluss siis televout võit 1-4-ga ja San Marino Not to Qualify kõik, mis jääb üle otsi 1-8, et vasta pane oma 3 lemmikpetti. Oota, saab korra panna palun see teine semifinal winner, et ma lihtsalt see Iisrael. Et ma ei tea, mis seal teeb nüüd on langenud, okei, 1,8, aga vist sain, et 1,75 ma isegi ikka võtaks ka, et ma nagu ei näe, okei, ainukene, Austria, ma ei usu, väga tugev žüriilugu. Siin ei ole, jah, siin teises poolfinaalis ei ole väga neid ongi see Rootsit ei ole, Eestit ei ole, neid suuri televout magneteid ei ole. Ja Soome natuke on, aga ma ei tea, kas ka nagu kõiki kõnetab, eks, et tal on kindlasti oma siuke sihtgrupp olemas. Ma olen sugu 100% nõus, 1,75 Iisrael tumin. Et selle ma ikka ja soovitaks seda 1,75 kindlasti ka võtta veel, et
et neil on nagu jõhkrad rahad taga, neil on propaganda on väga tugev ja noh, ilmselgelt neid toetatakse niisama ka. Ja nagu me tuletame alati meelde, esiteks poolfinaalid on televote only, ainult rahvahääletus pluss kui me räägime sellest Iisraeli teemast, siis vastu hääletada saab ainult poolt hääletada. Palestiina inimesed, ongi, et nad ei saa kuidagi... Ei saa hääletada, ongi. Ega nad sellepärast nüüd Soome taha ei koonda. Ainult selleks, et ei võidaks seda poolfinaali. Ja kui just, ma ei tea, sest tegelikult on, kui oli see, vaata Eurovisiooni fännidel on oma see äpp, vaata mingi My Eurovision Scoreboard, see on mingi tasuline äpp ja sinna kõik panevad oma neid ja siis seal nagu nende nagu lemmik on Austria ja siis kohe tuleb nagu Rootsi järgi. Aga selles mõttes ei ütle midagi, kui need on Eurovisiooni nagu. Mis on kõige suuremad käärid siis nagu üldiselt kihlveokontoritega on? Mis mainisid fännide arvamus versus kihlveokontorite arvamus, kus on kõige suuremad käärid on? Ta ei jõudnud oma 3 panust käeda. Vabandust. Ja ma ütlen 3 ära äkki. Ma mõtlen see Iisrael, siis mulle meeldib see, ma ei tea, mis hinnaga veel saab, aga see Soome Ukraina vastu. Ja see oli 1-7 millegagi, jah? Ja 1-7-5 oli vist. Ja siis, ma ütlengi äkki Norra top 15 äkki. Norra top 15 3-ga? Jah, 3-ga. Meeldib. Et minu küll on täitsa okei. Okei, ja see teine küsimus, et siis see nii-öelda kihlveokontorite versus fännide, kus need kõige suuremad käärid tulevad, et sa mainisid Hispaania, tuli jutusleest läbi, aga on seal veel ajalooliselt või üldse ajalooliselt, et kui palju sa nagu panustajana nagu paned selle nii-öelda Eurovisiooni fännide arvamusele? Väga ei pane. Selles suhtes on iga aasta on näiteid. Ma ei tea, kas sa mäletad seda Blanca Paloma Hispaania lugu, kes pakuti, see oli fännid üks lemmikuid, see oli vist üle-eelmine aasta. Ta oli seal mingi nööride vahel ja oli veits nagu mingi Araabia vaibiga lugu vaata. Seda ei mäleta. Igastes jah, ja Eurovisiooni pakkusid talle top 5 ja ta sai vist finaalis sai rahvalt mingi 10 häält maksada. Et siuksed asju tuleb ette. Mul on ka üks küsimus. Et kas Eurovisiooni kuidagi mängib rolli ka see, et nagu mingi riigi nagu ajaloolised saavutused, nagu et minu arust Hispaania on nagu vanasti, kui need suurriigid ei saanud otse edasi, et siis nad tehti ei saanud finaali või ja kui nüüd, kui nad saavad, siis ma ei mäleta, et nad oleks väga konkureerinud seal. Slow-mo tegi. Korra oli slow-mo tuli vist kolmandaks vist. Aga muidu ja Hispaania tulemus on väga nagu halb. Kas see nagu näitab ka midagi või see on nagu täiesti suvaline asi, et see on nagu null kaalu on see, kuidas mingil riigil on vanasti läinud. On see lihtsalt juhus, et Rootsi või mingid Skandinaavia riigid on tihti päris head? No seal ongi, seal powerhouse'id on nagu Rootsi on alati ülihea, Ukraina on tegelikult alati olnud väga-väga tugev. Soome ka pigem ikkagi väga hea. Holland tahaks öelda. Holland ka jah, et on ikka. Ja minu vastus sellele, et eks ongi, et see Rootsi edu ja ka Hollandi edu, et mina ei arva, et need on nagu sellepärast, et need ongi sellepärast, et nad lihtsalt produtseerivadki aastast aastast teistest paremat muusikat, et seal ei ole nagu muud faktorit. Et kui me räägime, ongi siin nagu ütleme, et Ukraina ja Serbia, et seda sa nagu järvest ikkagi nagu Ootsi sisse või nagu, kui sa nagu projektid Ootsi, et umbes, et sellel riigil on varem hästi läinud, et ma panen natuke juurde, või sa ikkagi vaatad ainult lugused. Sa natuke arvestad näiteks sisse poolfinaalis on, et kui sa räägid Karrekis Serbia feedist, siis ma arvan, et kindlasti sul oli sees sisse arvestatud see, et neil on ainult Montenegro lähinaabritest seal poolfinaalis on ju. Kohe sööb punkte, et sellist asja sa ikka arvestad sisse. Ja ikka. Aga teistpidi, meil oli näiteks eelmine aasta üks väga huvitav ka inimene, kes panustab Eurovisiooni meie Facebooki kommuunis kommenteeris, et näiteks kui me räägime näiteks contending lugudest, et lõpuks sul peab olema hea lugu, et sa oleksid ikkagi et sa nagu võistled võidu peal, on ju. Ja siis seal võib küll tulla nagu siuke faktor, et näiteks kui mingil riigil ei ole ammu väga hästi läinud, ehk vastupidi, näiteks ongi, et Šveits pole kunagi võitnud või Horvaatia pole kunagi võitnud, et siis see nagu mingil vahel rahval on, et kurat, ma Rootsi poolt hääletan iga kord, et ma seekord on päris hea lugu Horvaatial ja see nagu on väga väike protsent, aga see natukene mõjutab. Kusjuures see aasta on see natuke Prantsusmaaga nagu, millal nad viimati võitsid. Kuigi head tulemust on nad teinud palju. Jaa, nad teevad kogu aeg head tulemust, aga nad ei ole võitnud ja neil on väga tugev žürii lugu, et ma arvan ongi Austria, ma ei tea, mis need žürii otsid olid, aga Austria ja Prantsusmaa mõlemad peaks olema žürii top 2. Et siis žüriiga, ma arvan, Prantsusmaa võib ka teha nagu väga hea tulemuse, ma tean, et Prantsusmaa žürii tuvinn on tegelikult üsna isegi kõrge, üle 3. 3,25. See võib ka olla, et Holland näiteks, ma kindlasti mitte, see on juba kadunud. Aga Rootsi ka nii kõrgel on žüriiga, see on ka veits siuke.
no ma ise, minu arust Austria on kindel favoriit siin, aga kas see odds peaks just alla 2 olema, ma ei tea, aga mul see Prantsusmaa lugu on endal ka siuke, et ta on nagu ilus lugu, aga ja ta on ka mõte taga ema kohta, kes suri vähki vist mõned aastad tagasi vist, et ka jälle storyline on nagu taga, et Andre, oled elevil? Saab jälle Eurovisiooni aga. Väga elevil, aga võib-olla rohkem ma olen isegi elevil, et siin küsitakse, et mis külalise lemmik ööklubi on, et kus sind võib leida. Kus saab arvamusi küsida? See huvitav küsis seda, Janek. Kui keegi tahab nüüd reaalajas nii-öelda laivis tippe saada, siis kus sind võib... No oleneb, mis inimestega ma chillin nagu, et mul on nagu top 3 või top 5. Ei no ütleme lemmikulis, teeme ainult vinna. Ütled ühe lemmiklubi, ilma selgitused. Ma tean, kui ta sihib, no siis ma ütlen Club Venus nagu, et Club Venuse VIPis oleks küll. Ühesõnaga, kellel jäi väheks tänases saates, siis Club Venuse VIPis saate Rebas üles otsida või siis... Võib-olla homme juba. Võib-olla homme juba. Vaatame, saame. Või siis Discordis saate Reba reaalselt tagida, et küsida Eurovisiooni arvamusi. Jah, võite DM-i slaidida rahulikult. Kas ta tahtsid midagi vahele öelda? Ei, ma tahtsin öelda, et see, mis see Hex kirjutas, et see võib olla ka suht reaalne ängel, et need bookmakerid ka seal ikka suht koha peal võivad olla nagu suht kanged, et ma olen ise, mul on au olnud Eurovisiooni laivis treidida punktide jagamise ajal ja see on päris huvitav protsess, kui ilmselgelt asjad toimuvad väga kiiresti seal, et ja tänapäeval on vist veel see, et seal lüüakse need punktid korraga ja seal nagu seda protsessi on veel kiirendatud minu arust, kuna nüüd on rohkem riike. See antakse žürii, antakse ükshaaval ära ja siis see publik annaks pauh korraga. Hakkavad tagant vist tulema, kõige vähem said, siis tuleb. Et siis see Rootsi ängel võib olla nagu suht hea, et... Kusjuures Hexilt tõesti nagu väga sharp sisenemine siia vestlusesse, et jah, kui me eeldame, et žürii punktid on nagu madalamad Rootsil, on ju, ja seal on muidugi ka mingi valu läbi, on ju, et kui nad seal, samas kui nad saavad näiteks 5. koha žüriiga, on ju, siis võib-olla tegelikult vastupidine efekt. Et on ju, kui sa Rootsi nagu publikul sa eeldad, et saab suure tulemuse, et seal on võib-olla siuke, aga jah, kindlasti võib tekitada hea koha. Aga Rootsi, ongi see, kui neil endal see Melodi festivaal on, siis nad ju tegid ka väga hea tulemuse žüriiga. Tegelikult ju, miks see Rootsi algselt üldse odds nii madal oli, vaat oligi see, et Mans tuleb jälle ja ta tuleb jälle võitma, eks. Aga siis, ja siis tuli see Kai, on ju, siis see vist odds viskas natuke nagu üles, on ju, ja siis, tuli rahva haibiga, tuli jälle alla, et... Ühesõnaga see Kai suurem konkurents oli Rootsi sisevõistlusel kui Eurovisioonil. Mulle vähemalt. Kõlab nagu Norra laskesuusk. On küll, jah. No murdmaas muidugi veel hullem. Ma arvan, et Rootsi võiks muidugi, kas sa oled nõus, et Rootsi võiks 10 lugu teha aastas ja kõik oleks konkurents? Ma tahtsin tegelikult selle eelmise teema nagu lõpetuseks ka öelda, et kui sa peaksid praissima kõik riigid üles niimoodi, et sa isegi ei tea, mis lauluga aga seda tehakse ju. Siis ilmselt sa ikkagi paneksid Rootsi nagu favoriidiks. Aga seda tehakse ju. Seda tehakse ju. Eurovisioonil tuleb ära ja siis tulevad uued otsid ja alati on Itaalia ja Rootsi on seal 1 ja 2. Aga võib-olla mitte ainult siis, kui nad on just võitnud ja järgmine aasta kohe. Et siis võib-olla kohe... Double champ on üldse Eurovisioonis olnud. Ongi vanasti vist äkki oli. Iirimaa ikka kunagi. Iirimaa võitis 3 aastat. See ei lähe arvesse. Siis oli vähem riike. Alates aastast 2000 ei ole vist keegi topelt võitnud või oli Rootsi korra. Järjest võtled, ei ole. Aga jah. No Tanel Padar, Dave Benton olid üldse oodides viimased nagu, et selles suhtes. Lootust on alati. Siis olid nagu koefid nagu väiksemad, aga need koef vist oligi seal mingi 30, aga sellel ajal oli see päris suur. Aga kõigile meeldib Underdog Story. Aga sealt praegu keegi tuleks. Miks mitte Läti võidule panustada see aasta Eurovisioonile? Miks mitte? Okei. Sellised jutud, paneme panused Rootsi peale ja siis kõik elame täiel hinnal Discordis kaasa ja vahepeal saame käia Veenuses. Homme klubis näeme siis. Ja saame revaselt üle. Või ülehomme. Millal sõbrad tulevad, me ei tea. Suur tänu sulle saatest tulemast. Aitäh kutsumast. Aga lähme teeme meie siis paar praktilist panust. Praktiline panustamine. Ja mis me siin jaurame, et võta kohe see Eurovisioon lahti. Ma laksan oma 100 praktilise panustamise raha kohe Rootsi võidule, suht top price, Coolbetis 2,2 nagu rääkisime, let's go, ma arvan, et see on väga hea panus. Kõik siia. Ma mõtlesin, et ma panen võib-olla 50 € kuhugi maale, et paneme sotti siia. Ja 50 € ma paneks, meil on siuke teema, et meil hakkab homme jäähoki maailmameistrivõistlused, millest me nagu ei jõuagi siin väga rääkida, et meil oligi vaja suur raske valik teha, et kas me räägime Eurovisioonist või räägime jäähoki MM-ist ja Ülemuse hääl jäi peale. Ei midagi teha, Eurovisioon ikkagi palju suurem sündmus.
siin ja kuidagi jäähoki millegipärast lihtsalt võib-olla niimoodi kõrvalt öelda, et nagu meil ETV on ju kannab üle tegelikult ju Skandinaavia. MM-i kannab ka üle. Ja Kalkur ja meie sõber Koitmaa kommenteerivad seal. No hoki MM on ikkagi meie naaberriikides väga populaarne, aga kahjuks Eestis on... Aga mõtlengi, et just panustamise mõttes me näeme oma Discordis ka, et see nagu hoki väga ei kõneta nagu, et... Aga Oskar, sa oled kogu aeg rääkinud, et Eesti võiks nagu panustada mingi ühte spordialasse. Miks mitte jäähokisse? Ei, et võiks nagu hoki ära üldse eemaldada, et sealt ei tule midagi. Ei no, Narva poisid võivad... See on veits nagu teine riik. Veits nagu teine riik. Okei, minu panus on Sloveenia Tour Relegate. Oi. Ja, et ma... Mitu sealt Relegate saab, 1 või 2? Minu teada 2, aga pean... Sorry, et ma sellesse olukorda panin. No kindlasti meil on siin Hokispets on Discordis Robin, et kui Robin, 2 peaks olema. Talle meeldib nagu UFC ja hoki. Siin on nagu mingi connection olemas. Neile meeldib vägivald. Et jah, paneme siis 50 sellele, et Sloveenia kolinal kukub tagasi sinna, kus tulid ja loodetavasti kukub siis sinna 1 aastasse, kuhu äkki järgmine aasta ka Eesti jäähokikoondis võiks tõusta, et meil siin just lõppes ära 1B MM, kus siis Eesti sai kahjuks 3. koha, võitis kusjuures Leedu, kes pääses siis 1 aasta kõrgemale ja see mäng, kus Eesti ja Leedu omavahel mängisid, siis mängu pildi järgi justkui oli Eesti parem, aga need väravaid ei suudetud lüüa. Aga okei, sellised kiired hokijutud, et jah. Liigume siis, Kristjan, kas sa tahad enne või jätad mulle? Võta enne, mul on hetkel. No ma läheks siis Eesti koduse meistriliiga korvpalli juurde, et Jalkas see nädal mulle midagi meeldinud, et siin võib-olla, ma ei tea, kas käis Discordis läbi, aga EpicBetis olid väga atraktiivsed otsid siin Nõmme Kaljule ja Kuressaarele, et õnnitlused, kes seal said kopika peale. Aga tuli siin minu vasakul pool olevatelt inimestelt signaale, et Tartu ja TalTechi mängus TalTech +7,5 peaks olema täiesti okei panus, et... Võitsid ju eelmise mängu? Võitsid eelmise mängu, pluss väidetavalt Carlos Jürgens on väljakul parim mees. Aga ma arvan, et ma panen sinna, et mul laias laastus ei ole midagi paremat silma jäänud ja nagu tore, ilus on öelda, et liiga halb olla ei saa. Mul kiirelt selle seeria, Kristjan, sellest TalTechi Tartu seeriast rääkida, et kui see on see eelmine mäng, ma ei tea, kes ja kui palju tegid, aga kui tuli uudis, et Taavi Jurkatam ei mängi, siis ma isiklikult sai siin Tartu peale kõvasti raha pandud mingi -3-ga ja nad suutsid ka, et lihtsalt tahan sellest Tartust korraks rääkida, et kuidas nagu, no ma tõmban oma sae uuesti käima, ma olen seda korra siin hooaja alguses juba rääkinud. Aivar või? No Aivar, et Aivar Kuusmaa 25 aastat ebaõnnestub treenerina iga aasta, aastast aastasse. 25 aastat. No 20. Oli Eesti kuradi koondises. 20 aastat, okei. Ei, no mis kaua ta on treener, mingi 20 aastat on peaaegu olnud. Ei öelda, ei ole nii kaua. Võib-olla mul aastat asja. Ta oli juba seal 2000 alguses oli seal, ütleme, nii 20 aastat. 2005 oli kindlasti juba treener. No igal juhul, iga aasta mees tõestab, et ta ei ole korvpallitreener ja ta lihtsalt saab tööd ja saab tööd ja saab tööd. Ja nüüd ma arvan, kas on mingi maailm, Kristjan, sinu arvates, et Aivar Kuusmaa järgmine aasta Tartu Ülikooli peatreener? Mis sa küsisid? Kas on mingiski maailmas võimalik, et Aivar Kuusmaa järgmine ma arvan küll, jah. Talts nagu avalikult vähemalt ei ole väga kriitiline olnud, et ta siin pigem ütles, et see on normaalne, see mängu kõikumine. Kohati on Tartu ju head mängu näidanud, oldi väga lähedal, nagu olen maininud, Eesti karika võidule ja selli alistamisele olid väga lähedal, et eks ole näha, kuidas siin need seeriad lõppevad, et kui nad nüüd siin TalTechi ära võidavad ja Cramole viisaka lahingu annavad, siis ma ei välista seda võimalust, et Kuusmaa jätkab. Ma ei tea, kui suur roll tal mängijate valikul oli, et ma arvan, et see komplekteeritus on nagu suurem mure kui see, mis seal nagu reaalselt on toimunud. Et no, eks neil on natuke vigastuse keeld, aga eks see käib korvpalli juurde. Aga see mängupilt, kui sa vaatad, et ma räägin, siin on küsitud või nagu
minu teooria on ju, et miks nad nii kõikuvad on ju, või et miks nad ongi nagu nõrkade vastu kuidagi nii halvasti ja siis tugevamate vastu vahel õnnestuvad on ju. Et see ongi see nagu tugevamate vastu minu meelest nagu mängivad nagu natuke teistsugust korvpalli ja nõrgemate vastu, kuna neil on nagu pikem koosseis, siis nad tihti nõrgemate vastu ja see ongi siuke vanakooli Aivar Kuusma lähenemine, et umbes, et ma mängin Viimsi vastu on ju, et nüüd ma pean hirmsasti ongi mul Rauno Nurgerile Oliver Metsalu vastu pukki mängima, et nagu suruvad seda palli sinna korvi alla, nad teevad selle mängu nii aeglaseks ja see nagu automaatselt annabki underdogile nagu suuremad võimalused. Aga eks neil on nagu muidugi see roster ongi siuke, et neil pole tegelikult ju siukseid ühtegi head viskajat. Või tagamängijad, kes nagu ehitavad. Ja no teoorias võiks Lips olla, aga Lips viskas minu Selli vastu äkki mingi 12-0, siis tuli Viimsi vastu ladus mingi ka siin iga mäng kõvasti neid telliseid. No ma saan aru, aga see ei keela neil nagu just see kaitsest rünnakule tulek, on ju? No ma saan aru, sa tuled, tee oma seda motionit, kohe hakka sealt nagu midagi ehitama, on ju, et see ei tähenda seda, et sa tuled seal lonkides üle, teed mingisugune 10 sekundit mingit liikumist ja saad Rauno Nurgerile see pall sinna korvi alla, siis on 5 sekundit rünnaku aega jäänud ja siis sa nagu üritad ehitada sealt. Nagu minu jaoks on see nagu, ma ei tea, mine oma MMA juurde, et siin ma ärritan veel. Said oma rändi tehtud, et Lips ei ole minu teada küll Raplas mänginud. Raplas on. Lips mängis Raplas Aivar Kuusma käe all, aga ei saanud mänguaega. Ja siis suurelt solvunult läks Rakvere Tarvasse ja loomulikult Andres Sõber tegi mehest mängumehe. Nii oli. No Andres Sõber, et see mees, kes overperformib alati. Ma arvan, kui sinu ootus on iga toega teha, siis Andres Sõber on iga kord overi teinud. Aga Kuusma teeb Anderi. Kus Taltsi ütles, et ma tahan Andres sõbralikku treenerit või et emotsiooni saada, sellest ta võtabki Aivar Kuusma. Mis sa tilu ilutad? Võtta otsa Andres Sõber siis. See ei tundu. Sõber tundub palju siuke nagu positiivsem ja nagu siuke... No ega teeb rahvale ikkagi, et nagu emotsiooni. See Talts otsis seda emotsiooni. Okei, aga nagu see Kuusma emotsioonid pigem tunduvad siuksed negatiivsed. No eks Sõber ka vahepeal, aga tal on siuke väikse läbi siukse huumori prisma, et Kuusmal on pigem nagu see, et ta ikka tahab öelda halvasti. Okei. Aga nii, ma saan aru, et sa oled MMA lainel. Ja meil on suur UFC üritus tulemas, et Patt oleks siin panustamata ette, et panin siin kohe lausa kombon, et ma olen nii kindel, et eelmises tiitlivõitluses oli siis Ševtšenko versus Krasso, kes tegelikult tegid 3 fighti oma vahel, et feidin siin mõlemaid, et Ševtšenko on juba päris kõrges eas nais MMA fighteri kohta ja ma arvan, et Fero nagu kogu momentum on väga hea, et ta tundub suurem ka. Ta on nagu füüsiline eelis peaks olema nagu päris suur, et ma arvan, et siin Ševtšenko kui nagu võidab, siis mingi väga napi otsus, et ma arvan, et Fero pigem domineerib ja Silva, ma arvan, võidab ka otsusega, et siin on overodds on 1.25 lausa, et jah, Krasso ka kaotas Ševtšenkole tegelikult minu arvates ka selle teise fighti, mis ametlikult ei viiki, et ta tegelikult kaotas talle ka püstivõitluses ja kui maadluses, et Krasso ise kindlasti mingi maadleja ei ole, ja Silva on nagu püstivõitluses siiamaani minu arust ta nagu ei ole nagu pigem ühtegi raundi kaotanud. No isegi see, kus ta võitis Ševtšenko vastu, siis see oli ka ju see esimene siis, et see oli ju tegelikult Ševtšenko andis nagu suht lohakalt selja ja siis nagu, aga tegelikult oli nagu kaotamas. No ta oli jah, seal, kui ma ei eksi, kas 2 või 3 raundi juba kaotanud, et siis oli pigem niisugune fluke, et see Krasso nagu see, et ta sai 3 korda tiitlimatsis osaleda ja tuli nagu maailmameistriks on nagu väga selline, ütleme, huvitav. Ma ei taha öelda nagu laki, aga nagu ütleme nii, et heade asjade kokkulangemine. Kui sa ütlesid, et sa arvad, et Silva võidab otsusega, miks sa ei panusta, et Silva võidab otsusega? No see vahe ei ole nii suur, et kui mul siin juba see teine selection ka, et ma ei hakka seda variatsiooni nii suureks ajama, et kuna ma olen Silva nii-öelda strikingus väga impressed, siis ma ei, mis see mingi 1.70, 1.67 isegi, et jah, ühesõnaga vähendan variatsiooni selle moneyline'iga. Okay. Aga decision bet on ka täiesti okei, et sellises kaalus ja ta on selline nii-öelda püsti mingi taekwondo point fighter veits. Point fighter, aga ta on selles väga hea. Et kui seal Krasso mingi ma
ma ei näe tal nagu väga palju võimalusi. Mul üks loll küsimus veel, et kas, ma ei tea, kas MMA-s on siukseid panuseid lubatakse teha, et kellegi võit ja over kombosse panna? Ikka. Betbuilderid on igal alal tänapäeval olemas. Aga lihtsalt võite võrreld, kas Coolbetis ka siin ei Coolbetis seda võimalust ei ole, aga ma tean 365 kindlasti on. Okay. Tartu on endiselt maakoht osalised. Ma ei tea, millele see vihjab. Ei tea. See väga, ma ütleks väga nagu siuke ründav suhtumine Tartu suhtes. Tartu on Eesti suuruselt teine linn ikkagi, et ma ei tea, kes ütleb maakoht. Jah, eriti telekaamerasse. Jah, ma ei oskaks ise ka midagi niukest. Ma panen siia ühe selectioni veel. Sul jäi väheks, ma saan aru. Ma panen ka kodupubliku ees võistleva ja Sudavutšise 1.34-ga, et siin on ka Andras on päris nagu suur downswing on olnud, ma ei tea täpselt palju tal nüüd kaotusid järjest on siin, aga ma arvan, kodupubliku ees siin Sudavutšis maadleb selle fighti ära, et ja lisame siia ka teie valikuid siis. Ma saan, et me teeme nüüd kombo, jah? Muidugi chatis võite meile soovitada ka, et me siin saaks ikkagi, oleks aeg üks korralik mahlane ootus nagu ära teha. Et ma arvan, et mine võta see Rootsi või kui me tahame eriti head ootsi, siis Hispaania... Pigem Rootsi, ma arvan, et... Okay. Lähme Rootsi võiduga siis. Aga samas, sinna vist rohkem asju ei saa panna. Sa võid vaadata huvitav, kas ta laseb nagu, see on vist, ta ei lase seda üldse panna, kui sa paneksid Hispaania top, ei lase panna. Aga lihtsalt näite korra, kas see Hispaania top 10, 15 jäi nagu püsima, et siis või palju meil vaatajad seda liigutanud on. 3 peale oleks nagu iseenesest okei. Jätame siis Rootsi. Saame jubeldada koos rootslastega äkki laupäeval, kui see kombo hitib. Jah, ja mis see ootus on? Alo tipitud Koberti kaksiktuublid nõutakse. Nagu teeme rahvale, näita, mis see ootus on? Nii 2.70 eri. Nagu ma arvan küll, et Alo teab, millest ta räägib. No lükkame sisse selle. Ei no Rudi Gobert kaksiktuubel 2.7, mis see hitting rate tal mingi regular season üle 50, ma eeldan. See aeg on muidugi üks halvimaid, aga ikkagi just. Vaatame kiirelt, mis ta siin play-offides... Ma arvan, et Oskar... Ma arvan, et Timberwolves oli ka väidetavalt saatnud väga põhjaliku videoanalüüsi. Video, kuidas Warriors lauavõitles, siis Rudi Gobert oli iga kord mitu viga teinud, et äkki siis on väiksed korrektuurid seal. Rootsi hind lausa tehaks kõrgemaks, et meile tehti siin vaadati, et poiste koefitsient pole piisavalt hea, et kust ma selle tabelisest leian? Player DD-lt. Sul muidugi ekraanil ei ole näha, et keda sa võtad, võib-olla saad natuke kitsamaks teha, aga no ütleme, see Gobert esimene ongi. Rudi Gobert ja me ütlesime, Rudi Gobert. 2.44 muidugi ainult, aga mis see Alo sai? Mis hinnaga see Alo sai? Minu arust oli, ma täpselt ei mäleta, aga võis olla suts kõrgem ikka. Minu arust oli 2.7, aga ma... Nagu mäletasin kõrgem, aga 2.44. Kui Alo ütleb, et teeb, siis ikka teeb. Sõidame. Jah, lähme. Oota, aga seda TalTech ei länki siis? Läks ikka. Tühi paanika. Ja mis see payout tuleb meil siis? 1600 eurot. Noh, selle eest ju... Kui vastu võetakse? Kui võetakse vastu. No kui võeta, siis ehitame uue. Jah. Eks see ongi. Rootsi korralikult. Sharpis väga hea. Ma ei tea, mis see Sharpi tähendab. Sharpbookis äkki. Okei. No saab silma peal hoida, et kelle arvelt siis, ma eeldan, et siis Austria peab siin tugevamaks minema, et seda Austria žürii või kelle arvelt see siis on, kui me siin toome? No siit ei ole midagi, näe. Petfredis on 2.38. Siin on Austria mingi Holland langen. Analüüsime seda Discordis edasi, jah, et hoiame silma peal. Ma ei tea, kui ma tean, mis ta petib seal Polymarketis, kus on see margin nendel autoraitsidel nii palju väiksem, et seal on alati nagu need palju paremad panused, et ma ise olen ka sinna vist kontot tegemas lähiajal. Aga okei, vaatame, kuhu on teinud Paavo konto ja siis meil on ju 500 eurot ka vaja välja loosida. Panustaja Paavo. Siin Paavo vaikselt toimetab Kossu lainel, et ega siin midagi hullult palju rääkida ei ole, et seal Pärnu Rapla seerias ütleme nii, et Pärnu osutus natuke rohkem vastupanu, võib-olla oleks oodanud, kuigi siin mingites mängudes, kui me tegime 3-2, väga õiglane tulemus seeral just ei olnud, aga no nii on. See on korvpall. Aga NBA play-offidest näinud, et ega nõrgem võistkond võib võita, et ega see on... Ja kui sa vaatad Paavo Lahtsi panuses, on üks sama NBA bet on ja me just enne saadet arutasime, et Paavo pani siis otsiga 16 Denver võit. Denver on vahepeal võitnud seeria.
tugeva vastase vastu seeria ja on saanud first seedilt võõrsil ühe mängu kätte, aga Paavo pole closing line väärtust ikka saanud. Mis sa arvad, Kristjan, kas? Aga kas see on, nojah, ilmselgelt siin mingis closing line väärtustest selle panuse puhul ei saa rääkida, et ma ei tea, ma olen laias laastus nagu pukkidega nõus, et see Denver nagu tundub väga süke. Meil on väga lühike rotatsioon, väga suur koormus on seal liidritel olnud ja pikk seeria oli Clippersiga ka, et no ja see OKC on minu arvates väga hea tiim ka, et kui sul 35-aastane või vana Dan Russell Westbrook peab 30 minti mängima, siis asjad ikka liiga hästi ei saa olla. Jah, võib nii öelda küll. Aga rääkides NBA-s, kui sa lähed korra kas Kulbeti või 365 või kuskile vaatad Bostoni ja Knicksi seeria ootse, siis siuke küsimus, et ma ei nagu võib-olla ajame mingi juttu, aga kui esimese hooga nagu ei meenugi, et meil on NBA play-offide teine ring. Koduvõistkond kaotab mõlemad esimesed mängud ja on ikka underdog. Okei, Kulbetis on siin 1-91, 1-91, 3-5 võib-olla on Boston ikka endiselt väike favoriit, et okei, väga close'id mängud olid, aga kas siis tõesti, et 2-0 edu, 2 kodumängu ja ei ole seerias favoriit, et eks see on see, jah, ma ei tea, ma ütleks... Mitte ma ütleks, et absoluutselt käsi ei tõuse küll Bostoni või New Yorki siin pettima. Ma ise mõtlesin Bostonit panustada täna, enne kui ma koefitsiente vaatasin. Mul mõte oli ka see, et ma tahaks Bostonit panustada, aga lihtsalt oots oli... Teist mängu ka vaatasin, et eks neil veits natukene seal, ründemäng on neil kogu aeg olnud siuke, et nad on pigem nagu play-offides võitnud oma kaitsega, et see rünnak on, mõni päev on neil 3 läheb hästi, siis on hästi ja kui lähe, siis on neil tihti tegelikult sellised mänge, kus neil nagu neid punkte on. Et eks see variatsioon on neil kõrge nende 3-stega, et tegelikult need Knicksi on ise ka suht hästi kinni saanud, et Bransoni nagu ohjeldamisega on hästi hakkama saanud, aga ma ei tea, äkki neil Hauser ei puudu, kes on nende ilmselt võib-olla üks parimaid 3 süskaid, et see on need liidrid nagu on neil alt vedanud siiamaani Brown ja Porzingis on haige olnud, mõlemas mängus väga vähe minuteid, et pidi taastuma haigusest, et ma arvan, et annab juurde ja no mulle tundus, et nagu Boston sai paremaid viskeid, pluss jah, ma arvan, et neil on nagu ühtlasem natukene see, et see Bransoni koormus seal rünnakul on nii suur, ma ei tea, kus ta kaua ta jaksab. Mul on muidugi üks teema püstitus oli nende NBA play-offidega veel, et pikalt ei pea jaurama, võib-olla jaurama ka, ma ei tea. Et siin nüüd Warriors läks ka, underdogina sai esimese mängu kätte, aga Steph Curry hinnaga, et Curry on nüüd vähemalt nädal vist on out, ma sain aru, aga see tundub ka nagu optimistlik. Ja selle valguses ma siin internetis vaatasin ringi ja kurdeti, et tänapäeval on korvpallurid, korvpall on nii kiireks läinud, nii atleetlikuks, on ju jooksmist on rohkem, suunamuutusid rohkem. Ühesõnaga, et toodi mingi statistika välja, et nagu siin staarmängijate arv, kes play-offide jooksul on vigastatud, on lihtsalt nagu aastast aastasse, et see nagu number on nagu liiga kõrge, kas siin nagu peaks millegagi... Ma ei tea, ma just jõudsin ise mõelda, et see aasta on nagu sisuliselt pole keegi vigastada saanud, aga siis kohe tuli see Cavsi seeria, kus neil langes 2 põhimõttest ära ja nüüd Curry ka otsa, et Curryl on konkreetselt nagu see tagareis on, ma arvan, see on nagu see on nagu suurelt seotud selle koormusega, et jah, no eks... Ma tuletan korraks meelde, et Warriorsil viimane kogemus sellega, kui see tagareie vigastus on ju, oli siis NBA finaalid, mis aastas oli, kui nad Raptorsiga mängisid. 19. Klay Thompson jättis siis kas 3. mängu vahele ja siis tuli nagu varakult tagasi 4. mänguks ja 5. või 6. mäng läks ACL. Et jällegi siuke, kõigepealt väsimusvigastus on ju, siis sul on lihas on nagu nõrgem, et ma arvan, et seal on kas just, peab olema mingisugune seos on ja ma arvan, et see teeb kindlasti Warriorsi natukene ettevaatlikumaks ka, sest nad on nagu play-offides tagasi rutates ka Durantiga on ju, tagasi rutates staarmängijatele tekitanud tõsine vigastus. Ma olen täiesti kindel, et see on miski, mille peale nagu mõeldakse võib-olla. Eks siin on neid näiteid, ma mäletan, Isaiah Thomas kunagi oli Bostonis, ma mäletan täpselt, mis teema tal oli, aga ta mängis ka läbi vigastuse play-offis, põhimõtteliselt klubi sundis mängima teda ja ta karjäär põhimõtteliselt sai läbi sellega, et ta siis nagu süvendas oma seda mingi, minust, kas tal oli ka mingi väsimusmurd või midagi ja et see, eks see on
see on raske valik. Play-off on see, kus sul hooaeg otsustatakse, mängijad üldiselt pigem tahavad mängida, kui öeldakse, et nagu doktorite poolt on, aga eks see on siuke see ei ole see, et Karri tuleb tagasi kindel vigastus, sa suurendad seda võimalust, kas sa nagu tahad gamblida nagu tema nii-öelda healthiga. Samas ta on nagu 37, et see karjääri loojang hakkab nagu niikuinii tulema, et mitte, et sa nüüd siis nagu riskima peaks. Jah, ega ma ei ole nii ekspert, et... No minu arust iga aasta räägitakse samat juttu, et koormus on suur ja regular season. Aga ju räägitakse põhjusega siis? Ei, ma olen nõus jah, ma olen selles mõttes nõus, aga ma arvan, et nagu asi ei ole play-offides, et pigem on see, et võib-olla et see on nagu... Regular season ikkagi mäng on väga palju intensiivsem. Karri mängib seal regular season võib-olla 30 minutit, play-offid selle 40. Aga no ilmselt kulmineerub lihtsalt selle. Sa kuulsid, aga veel nagu suuremaks. Karri väidetavalt Houstoni vastu Game 7 oli siis jooksnud kõige suurema distantsi, mis ta on kunagi jooksnud mängu jooksu. Kas mitte kunagi, vaid ükskõik mis mängija kunagi. Okei, jah, võimalik jah, et see Houstoni seeria oli Karri... Ta pani ju Steven Adamsile pani katte ka, mis ilmselt Steven Adams on üks kõige karmimaid nagu tüüp, et Curry selles mõttes jah, ta nagu ei hoia tagasi, et suht tahaks öelda, et ennast ohverdavalt nagu kohati ikka mängib ka. No ei, väga kahju, et nagu sa ütlesid, Curry on juba nii vana, palju neid play-off run'e on veel jäänud, et kui see niimoodi lõpeb, et aga kahjuks see on reaalsus, et nagu ma ise alati ütlen, matemaatiliselt on see alati see, et mingid staarid langevad ära ja... Eriti kui saab 37 ja... Aga siiski au, et 37-aastaselt ta on ikkagi põhipiis nagu nii-öelda play-off pushi tegeval meeskonnal, mis on suht ennekuulmatu. Jah, kiiret paranemist. Sa tahad veel venitada seda loosi aega, tahtsid siin seeria panuseid, et paneks Timberwolvesi peale. See ots on liiga paigas. Liiga madal. Warriorsi poolt pigem nii raske... Ma isegi pigem petiks Warriorsi peale, et... See on ilma Curryta see kaitse neil nagu statistiliselt, sample siis üliväike, aga kaitses olid nad, ma praegu ei taha puusalt valesti panna, aga olid eliitvõistkond. No neil on kaitses väga hea, Steve Kerr ütles ka, et nad on kaitsetiim, et selle pealt nad nagu tulevad, et NBA-s igal meeskonnal on piisavalt talenti, et mingid viskad sisse panna, et Jimmy Butler on ikkagi ju legit number 1 option, et playmakerina, scorerina, et ma arvan, et siin Minnesota jaoks midagi nagu liiga kergelt ei tule, niikaua kui Warriors nagu hoiab oma nii-öelda seda masti ja moraali kõrgel, mida ma arvan, nad kindlasti teevad, et nagu, et niisama nad seda seeriat ära ei anna. Aga okei, vaatame, kelle moraal on kõrge peale seda, kui me oleme loosinud 500 eurot välja. Martin, võid meile seda rallit siin, mis sõit meil täna ootamas on? Jalgrattasõit? Ahah. Millal on? Mustamäe meistrivõistlused. Millal Tour de France tuleb? Juuli alguses, nagu ikka. Ütle pimesi, kes on ootside poolest faarid? No Pogacar ikka. Mis oots on? Ma arvan, et mingi 1-6, aga ma pole kordagi vaadanud sellest. Või mu pärast vaadata? No vaata mu pärast. Meil on ikkagi väga palju aegade. Ma arvan, et ta on ikka läbi aegade parim rattur. Mis ootsiga sa panustaksid? Ma isegi ei ole kursis, kas ta sõidab. Vaatame. 1.36, ma ikka alan seda. Päris suur faarid. No jah, siin on laias laastus on see... Head to head. No Vingegaard võitis 2 aastat järjest, aga see oli... Okei, aga täna meil on jalgratta seljas palju huvitavad. Janek Tallinnast on ju, meil on siin Michael Scofield, meil on... Ma arvan, meil on Reba Reaalne, kes siin on isiklikult tulnud seda loosi pealt vaatama, et... Anname stardi ja teeme kiirelt panused laivis, et kes siis võidab. Et start on antud. Kuna Reba Reaalne siin on, siis ma pakun, et tema võidab. Ma pakun, et Boston võidab. Tal on nii palju õnne kogu aeg. Mina arvan, et... Sa nüüd cheatid, sa ootad, et sa oled ju pool sõitu ära maalanud ja siis teed oma panuse. Ei, no ma saan sprindist kohe aru, aga ei tegelikult mul ei tule ükski hea nimi siia ette. Aga Boston tõepoolest. Boston tundub, et pingutab jälle liiga vara üle, et tegelikult me ju teame, et tegu on... Boston, palju pulss on? Ja nüüd 100 euro. Tavaliselt ikkagi ei hoia ära, et siin on näha, Boston hakkab väsima ja...
Shade Goat võtab ära selle. Ei ole. On Shade Goat. mees just enne ütles, et Levi kaob ära. mees just enne ütles, et Levi kaob ära. Palju õnne, Shane, aga Shane. No nii, kas on Levi? Kuidagi Shane'il ei ole seda võitu väga vaja, et ta just hittis näitas, et Shane on kohal. On, Levi on olemas. See oleks olnud, see oleks korralik intriig. Kes see meil teiseks jäi, kui see Levi oleks siin nagu alt vedanud, et Ballard oleks võitud, Risto sai pronksmedali, et aga ei, Shane'ilt väga ilus sooritus, et läks õigesse kohta jälle üks pikaaegne kommuuni liige, et Pervaturian viimane koht, et noh, tundub, et refi segu ei olnud õige seekord. No rattasõidus on teada, et tuleb ikka tuulest tulla. No nagu rattasõidus ei mäleta küll. Bostoni strateegia oli täiesti vale. Tema esimene kord, kui Boston ikka tema pealt võeti slipstreami selgelt, seal oli... Nüüd on mõni, et Shea versus Boston, siin pandi praegu paika. No aga ei meenu küll, et rattasõidus, et keegi läheks Tour de France'i pikalt eest ära ja kannataks ära. Kui palju asju juhtub? Ei no mägisel etapil muidugi juhtub kogu aeg. No siin oli ju sirge meel. Ei no see, kui sul on suur grupp ja et keegi sõidaks sprindis eest ära, see on... Enne ulmetud. No see on... No soovitame Bostonile Eurosporti rohkem vaadata, et seal jalgrattasõitud on hea vaadata, et seal... Ei tea, mis muidugi järgmine kord meil spordiajal on, selles mõttes, et see on mingi uus nagu ala ja sellest pole enam kasu. Seda küll, aga nagu ongi nagu mitmevõistlus, et harjutad erinevaid alasi, et siis midagi... Lõpuks saab pihta vaata. Okei, 25 ka anname või? Anname loovutusauhindu ka, jah. Et... No mina annan oma esimese auhinna, annan siuksele kasutajale nagu Fure. Kindel me ei ole varem andnud talle. Mina olen selles kindel. Okei. Kui me ei ole sulle Fure varem andnud, siis seekord sa saad, sest Fureelt tuli väga huvitav postitus Pavsti valimisest. Kas ta panustas, et itaallane? Ta arvas, et itaallane tuleb, et see õnneks nagu, et noh, pluss EV. Et ta ütles, et Lätist ju ei valita Paavsti. See vast nagu Boston nõuab kogu aeg argumente, on ju. See on suht hea argument. Seal oli argumente. Juba tuli, et eelmine kord just andsime. Oi, okei, siis... Ei, see Janek vahetab. Ei, Fure ise ütleb, et eelmine kord sai. Ma nagu ka mäletan, et me oleme Furele andnud, et... Okay. Ma annan siis enda oma ära, et ma loodan, et ma nüüd ka ei ole andnud, aga ma annan Kolodinnile, et tegi tennise panuse, kus siis väidetavalt vaatas kõiki naiste liivamänge, aga panus oli hea Iven Ootsiga ja lõpptulemus oli ikkagi väga 6-2, 6-3, et väga kindlalt tuli ära. Mingi suht marginaalne Oots liikumine ka tema kasuks, aga noh, ilmselt ei olnud piisav, et siin mingit väärtust päriselt saada. Aga jah, meeldis ja tuttav nimi ka selles mõttes, et vahepeal proovime ka ju enda nii-öelda pikaajalisematele inimestele siin ka toetust anda. Okei, palju õnne Kolodin ja kuna Fure ikkagi eelmine nädal sai, siis me peame siin kiirelt ümber arutama, aga kuna ma siin nüüd niimoodi ei olnud ette valmistunud selleks, et me sükse lapsi teeme, siis ma annan meile saatekülalisele Rebareaalsele selle, et ikkagi tänutäheks, et saatesse tuli, et siis on õiglane, et Rebareaalne saab see 24. No ma arvan, okei, jah, et loodetavasti ta siis annab kommuunile tagasi ka oma Eurovisiooni tippide näol, et ja kõik võidavad. Kõik võidavad. Ja kes siis tahab 25 eurot teenidest, peab lihtsalt tuleb välja, et saatesse tulema. Jürgenile võib olla. Ja Jürgenil kuluks ära küll, ta töötanud, et ütles, et konverteerib Veenuse krediidiks selle. No seda on kindel. Algus on vaja, teed duubeldad ära ja siis võtad välja siis kohe vipis. No ma arvan, et siin ongi, et lõpetame saate siis sellega, et kohtume. Oskar pani Kuninho piki pihta. Ja isegi, mis see Kuninho pikk oli? Äkki see hoki või? Hoki relegation või? Ja. Oli või? No nüüd enam ei muuda. Päris, kus ma ei teadnud, ma ei näinud seda, ausalt. Nüüd enam ei muuda. Väga hea pikku nii, aga enam ei muuda. Juba Rebareaalne sai. Kui tahad talt seda... Ta on kunagi saanud ka. Ja, kui sa tahad talt seda tagasi saada, siis tuleb Veenusesse järgi minna. Ja. Ilmselt vippi on keeruline saada, aga... Jürksil oleks siin reklaami ja stand-a küll 25. Ühesõnaga, kohtume Veenuses.